Kevadtorm on viimastel nädalatel toonud siia väga palju kaitseväelasid. Öelge palun, kuidas see teie poeelu on mõjutanud? Ikka on. Nii-öelda nalja teeme, et nagu poest on sõda üle käinud ikka. Keskmiselt, kui palju võib-olla külastajate arv on siin tõusnud nende nädalate jooksul, oskate seda öelda? No kahekordistanud ikka on. Ja samamoodi põhimõtteliselt käibega või? Jah, ma arvan küll. Kuidas see teie kaupluselu on mõjutanud? No ikka hästi. Müük on tõusnud, külaelu muidugi ka, nii elav on kõik ju. Mul oli oma tütar oli abis. Ma muidu ei töötan üksinda, et oli vaja abi. Eile käis üks poisikene tõi siin ajalehti ja siis ma jäi meelde, et kogu aeg ostis neid Milka küpsiseid. Ja nüüd, aga eile ta ei võtnud neid. Ma ei tea, raha on vist nii otsas. Esialgu ikkagi läks, ütleme, leib ja sai, mida nad ostid ja siis muidugi, ütleme, puuviljad ja sellised kurk ja sellist rohelist hästi palju osteti. Muidugi karastusjoogid ja siis muidugi täissuitsuvorst ja ega magusast ka ära ei öeldud. Kas mingist kaubast tekkis puudus ka, et... No, tubakatoodetega meil käib ju üks kord nädalas tubakaauto, et sellega natukene tekkis. Ma arvan, et ma olen Suurõppuse Kevadtorm käigus jätnud erinevatesse poodidesse umbkaudselt võib-olla 100 eurot ja ostnud suitsuvorsti, erinevaid mahla või jääteed. Ma arvan, et kõige suurem kulu on jäätis. Kas siis sõduri toidupakist ei piisa või mis sa poes käis? Poes käimine on meeldiv vaheldus sõduri toidupakile. Millised emotsioonid teil muidu sellest seoses Kevadtormiga on olnud, et on need pigem positiivsed? Jah, väga positiivsed. Isegi kui nad poes ei käi, väljas on ka, kohe liikumine on teine ja ei, väga positiivsed on ausalt öelda ja peaks ütlema, et väga viisakad on Eesti sõdurid. Et ma olen küla pealt ka kuulnud seda, et ei ole üldse probleeme nendega olnud.